Tere hommikust! Aitäh, et te vaatasite eile usinasti seda videot, mida tähendab sinu aasta viimane number. Ja kui sa seda pole vaadanud, siis ma kinnitan ta siia kommentaarides. Kui te näete, et ma pole seda teinud, siis keegi teist usinatest võib selle siia panna, siis ma kinnitan selle kommentaari. Aitäh! Ja tahtsin veitsa täpsustada seda, seepärast, et on tulnud hästi palju kihvte ja lahedaid ja südamlikke kommentaare. Ma tänan väga palju teid kõigi nende kommentaaride eest. Ja samas olid mõningad sellised kommentaarid, kus ma sain aru, et ei läinud üldse kokku minuga. Ja ma keevitsin seda oma peas veitsa. Eile ma tegelikult ütlesin ka selles video lõpupoole, et vaadake huvi pärast aastas kõik need numbrid, mis seal on. Ja teate, see numeroloogia ongi üks selline asi, et ainult üks number seal taga sinu sünniaasta lõpus ei määra sind, kes sa oled. See on ainult 1% sinust. No ma ütlen laias laastus 1%. Et no mõtle ise näiteks oma ühele päevale. Kui palju sa võid oma meelt muuta, tegevusi muuta. No võtame näiteks see laupäev või pühapäev, täna on pühapäev. Et tohutu virvarr. Et sa ei ole ju ainult kogu aeg üks. Ja numeroloogiliselt näiteks siis, kui ma lähen sügavuti sinusse, siis sealt tuleb mingi ligi 30 numbrit. See oled sina. Et see ongi see, et kui ma ütlen, et no see on 1%, no võib-olla ei ole, see on 1/30. Ja need numbrid seal sünnipäevas, noh, see on tegelikult nii huvitav, see on nagu mega huvitav. Ma võin sellest lõpmatusel rääkida, seepärast, et mulle räigelt meeldib see, kogu see süsteem. Ja no ma ei teagi, läheb vist väga laiali see minu mõte, aga ma tahan teid lohutada sellega, et ärge väga kurvastage, kui see viimane number nüüd täpselt ei läinud sinuga kokku. Võib-olla sinul on siis kõige võimsam näiteks aastas see number 1, see 1900 näiteks 78 minu puhul, et kui see 8 ei olnud sinu tasteed, siis järelikult see 1 on võib-olla väga võimas. Mine kuula seda. Tegelikult kannatab kõik numbrid ära kuulata. Aga ma ütlen seda lohutuseks, et kõige rohkem te saate iseenda kohta teada siis, kui te selle sünnikaardi saate, et ja väga paljud teist on juba selle endale soetanud. Ja see on selline asi, ma pean oma memme vahepeal vaatama. Panen Zoomi peale, memmel navigaator töötab. Tuleb. Ja, et see on selline asi, et tead, see ei ole selline üks nagu raamat, ma ei tea, mitu lehte sealt isegi tuleb PDF-is, kui te võtate kirjalikku. See ei ole selline asi, mida te vaatate ainult korraks läbi, no nii, selge. See on selline asi, mida peaks kohe mitu korda võtma ja siis näiteks sellised mingid teatud kohad kohe endale uuesti välja kirjutama, ehk siis need plussid kindlasti, milles sa oled väga kõva, väga hea. Siis võib-olla nõrgemad plussid, mida peaks nõksukene seal arendama. Ja siis ka sellised nõrgemad kohad. Ja teate, üks asi, mis on hästi kihvt, no ma ju ennast ka analüüsin. Läbi iga kliendi jällegi mingisugused asjad tulevad trigerdama mind. Et on teatud sellised, noh, ma ütlen ikkagi miinused, nii on lihtsam mul rääkida, et mis korduvad numbrite baasil. Noh, seal ma toon lihtsalt täitsa lampi mingi näite, on depressioon, on ju võib-olla agressiivsus. Noh, agressiivsuse all on nii füüsiline kui vaimne agressiivsus. Ja mõndadel inimestel on seda kohe nagu mitme numbri alt tuleb välja. Need numbrid ei ole juhuslikud, need tulevad täpselt sinu numbritest. Seal tuleb ema, suguvõsa, naisliini mõjutused ja meesliini mõjutused ja nii edasi. Tahtsin lihtsalt lohutada sind, kes on nüüd selle viimase numbriga ennast ära ei tundnud, et ära muretse, kõik on hästi. Ja võib-olla see on isegi hästi, et sa ei tundnud ennast ära, seepärast, et noh, meie loomuses on ju see, et positiivsed asjad tunned ära, aga miinused ikka ei tunne. Aga siis, kui nagu kukud seal rohkem mõtisklema, siis mõtled, et kurja, olen jah vahest selline äge pliiats, vaata. Ütlen jah vahest mehele mingi sellise lause, võtlen naisele jah vahest niimoodi, kui ta ei teeni, nagu ma tahan. Noh, kõige parem on iseendaga see vestlus läbi pidada. Mina ei ole mingi matemaatikaõpetaja, kes ma siin eksameid teeb. Et tahaks ütelda teile ühe sellise asja, et vaadake ise, kuidas hakkama saate. Ma vaatan ka, kuidas ma hakkama saan. Tegelikult mu idee või mõte on see, et ma tahaks kõiki aidata.
aga kuhugi maani selles suhtes, et igaüks peabki selle põhitöö ise ära tegema. Et jah, ärge kurvastage. Nii see on. Seepärast, et mõnel on lihtsalt tugevam see mingi teine number ja see tuleneb sellest, et kui ma selle sünnikaardi lahti teen, siis ma näen ju, mis numbrid sealt välja tulevad. Ja nii kui ma ütlen, on olemas sellised maagilised numbrid, mis minu silmis tõepoolest on maagilised. Ja numeroloogia koolis, kui ma seda õppisin kõike, siis ma sellest eriti aru ei saanud. Nüüd, kui ma olen teinud neid kirjalikke ja suulisi ikka nagu päris palju ja ikka iga päev sellega tegelen, ma olen kogu aeg numbrite maailmas, pluss muud asjad ka. Aga siis, jah, sealt tuleb ikka nii palju sellist huvitavat asja välja, kui palju on tegelikult meie ümber maagilisi inimesi ja ma olen ka kuskil kuulnud mitte ainult üks kord, vaid mitmeid kordi, et Eesti rahvas on tegelikult väga vaimne rahvas ja see tuleb sealt väga selgelt välja. Võt niimoodi, ainukene asi on see, et kas me nagu tahame seda uskuda. See on nagu teine point. Et kui ma ütlen, et sul on see haruldane number see, et seda ei ole kõigil, siis ma ei tee nalja. Vot, usu mind. Mul ei ole selliseid maagilisi numbreid, ikka saan hakkama. Siis ma rõhun sinna teise numbri peale. Ja suuristele klientidele ma räägin ka seda, et ära muretse. Võtta sealt see teine number, hakka sinna 10-sse taguma, nii kaua kui see tööle hakkab. Kirjalikud pusardavad ise seal oma asjadega, aga ärge muretsege, ka siis kirjalikud saavad väga palju informatsiooni, nagu mega palju informatsiooni, aga see ei ole jah selline, et korraks loen läbi, et no nii, asi selge. Ei ole see selge midagi. See on selline asi nagu oma elukaaslast või lapsi õpid tundma iga päev ja tundub, et sa ikka ei tunne teda. Seepärast ennast sa üldse ei tunne. Vot. Nüüd sai kõik räägitud. Tahtsin lihtsalt tulla siia korraks teile seda rääkima. Kuigi mõtlesin, et teen täna puhkepäeva. No nii. Ma olen teate täna laadale. Ja mul mees eile käis kiiruga kogemata. Et seal on nii põnev. Ja siis lähme vaatame seda. No ma käin nüüd jalutan ära ja siis me lähme sinna laadale. Mind huvitavad tegelikult sellised kristallitädid seal rohkem. Ja ostaks võib-olla mingi kohalikku leiba. Kui sa laadal käid, mida sa vaatad? Mis sulle meeldib? Mul mees rääkis igasugused pajakindad on ja ma ei tea, mis puulusikad ja meil neid juba on, neid pole vaja. Ma olen selline universumi tädi, ma olen vaatan natuke midagi maagilist. Võt niimoodi, natuke muud juttu ka. No nii, memm jäi seisma. Ei ole midagi, kraabib edasi. Kuulge, aga olge vahvad ja kui tuli mingi mõte, siis pane kommentaar ja täna kohtume siis laivides. Panen väikse videopoisi siia ka üles selle kohta. Et mis see meil oligi? Kell 7 Eesti TikTokis ja miks ma räägin Eesti TikToks, seepärast, et kell 6 on Soome TikTokis. Soomlased on sellised nõksu aeglasemad, ka saavad hakkama, ei ole midagi. Et Eesti TikTok on väga lahe ja kõige rohkem ma armastan seda meie YouTube'i siin. See on mega armas koht. Tõsiselt mõnus rahvas on see, aitäh teile südamest. Aitäh. Kohtume õhtul siis. Räägime edukuse koodist. Kui sa oma edukuse koodi muuseas ei tea, siis kodulehega küljel on see matemaatiline valjem, ma ei tea mis. Valdur. Mäletate seda Maie ja Valdurid? Valdur. Tuli millegi pärast see sõna praegu meelde. Ja, et seal on see valem olemas, vaata see välja, siis sul on hea. Margit küll tuleb appi kindlasti seda ka lahendama ja siis vaatame, mis me sealt veel välja sorgime. Suhteid võib-olla. Võt nii, tšau. Ma ei teagi isegi, mis ma ütlesin, et pange kommentaare, aga pange. Jagake, mis te laadalt vaatate, kui te käite laadal. Ja numeroloogiliselt, kes on saanud näiteks sünnikaardi analüüsi, siis pane ka väike kommentaar, et kas töötas, kas oli väga lihtne lugeda või oli hoopis nii keeruline, et pidid võtma mingi tõlke appi sinna. Kuigi tegelikult peaks olema väga lihtne. Iseasi, kas tahad sellest aru saada. Võt. Minul oli küll üks lause või 2 lauset, siis kui ma ennast hakkasin analüüsima, et ma vaatasin, mina küll see ei ole. Siis kui natuke rohkem hakkad vaatama, mõtled, et täitsa pekkis olen küll. Olen teinud küll jah neid asju, ei taha lihtsalt tunnistada. Mingi alateadlikult, mingi mälu lihtsalt on ära kustutanud selle. Siis mõtled, ai kurja, ma pean sellega tööd tegema. No okei. Teen.
nii nagu üks naine ütles, et tal on kuus seal sünniaasta lõpus, igavene homme, siis noh, näiteks ma ütlen, ma olen 16. sünnid, mul on ka see kuus, kes sikutab ikka igavesse homsesse jätma mingisugused vahvad asjad. jah, sest mul on sünnikaardis 15. Kes teab, see teab. jah, kes te olete kirjalikke saanud ja suulisi saanud, siis te teate, mis tähendab 15. Mul tuleb see suguvõsa Karma Võlast. Kuradi ma hästi saad aru, pitsitab kohe puusa. Okei, no nii, jutt läheb lobaks. Üks jooksja on siin. Teile ka jooksis. Ma käisin järelikult samal ajal väljas äkki. Või tema krutib oma kella minu järgi. Me ei tunne teineteist. Arvatavasti ma olen edevaks. Okei, ma lõpetan ära. Tšau.